Oktoober on muuhulgas ka küberturvekuu ja sestap otsustas täistund sukelduda pea ees kübermaailma. Kuigi viimasel ajal räägitakse peaasjalikult telefonipettustest, siis omandab küberturvalisus hoopis laiema tähenduse, kui lisame sellele sõjalise mõõtme. Rünnaku alla võib sattuda mis tahes arvutisüsteem ja ründaja võib asuda teab kus ning relv võib olla meist igaühe taskus nii, et me sellest ise ei teagi. Rünnakud arvutivõrkude vastu on midagi, mida näeme aastal 2025 igapäevaselt. Üldjuhul jõuavad need ajalehtede esikülgedel aga harva. Ent kui tegemist on ründega, mis halvab suure tüki meie igapäevaelust, räägivad sellest kõik. Mitmele Euroopa lennujaamale, sealhulgas Brüsseli, Berliini ja Londoni Heathrow lennujaamale said täna osaks küberhäired, mis mõjutasid registreerimist ja pagasisüsteeme ning põhjustasid viivitusi. Korraga olid rivist väljas Heathrow, Brüsseli ja Berliini lennujaamade olulised teenused, mis korraga mõjutasid miljoneid inimesi. Lennundus üleüldiselt on väga atraktiivne sihtmärk kõikvõimalikele pahatahtlikele rünnakutele. Kogu see reisija teekond tänapäeval tegelikult käib mööda digitaalseid vahendeid, mööda infosüsteeme, mööda rakendusi. Nendele konkreetsetele andmetele mõjuvad täpselt samasugused küberõhud nagu igal pool mujalgi. Aga tooge mõni näide, kuidas või mismoodi lennujaama rünnatakse? Lennujaamades üritatakse väga palju tekitada teenuse tõkestusi, ehk siis kõik need võimalikud teenused, mis on internetist kättesaadavad, neid üritatakse siis nii-öelda maha võtta, et need ei töötaks enam, tekitades siis palju paanikat, palju segadust ja hilinemisi. Lisaks on väga populaarne jätkuvalt ka kõik võimalikud andmepüügid, seda küll siis läbi oma töötajate enamasti. Õnneks on kiiremaks muutunud ka küberohtude tõrjujad. Kuna me suhtleme väga palju teiste lennujaamadega, teiste lennuettevõtetega ja õnneks on viimastel aastatel väga palju hakatud omavahel küberinfot jagama, mis tähendab seda, et me saame aina paremini valmistuda ette. Küll tuleb ette, tihti tuleb ette, aga kuna meetmed on siiamaani küllalt hästi vastu pidanud, siis õnneks suuri selliseid intsidente ei ole olnud. Väga tihti on ründajad küberkurjategijad, kes soovivad lihtsalt raha teenida. Ent millal muutub rünnak sõjaliseks? Kas ja kus on selle õhkõrn piir? Esitan selle küsimuse Eesti küberväejuhatuse ülemale kolonel Rene Innosele. Mina võin defineerida küberrünnaku väga kiiresti militaarseks. Tegelikult defineerib ju sõja või ütleb, et nüüd me oleme sõjas või nüüd on see nagu sõjaline rünnak poliitiline pool, demokraatiates vähemalt. Aga põhimõtteliselt, kas on võimalik, et küberründe najal või ajendil käivitatakse mõni NATO artiklitest, olgu see 4 või suisa 5? Kas käivitatakse artikkel 4, suure tõenäosusega on võimalik, sest jällegi küberrünnak, selles sõnaühenduses on sees rünnak ja miks see rünnak peaks olema siis kuidagi teistsugune rünnak kui kõik ülejäänud rünnakud. Küsimus on lihtsalt, kuidas see praktiliselt välja näeks. Ma arvan, et me ei ole näinud sellises mahus rünnakut veel. Et me saaks selle üleüldse nagu praktilisel moel argumenteerida. Siiski harjutavad nii Eesti kui NATO riikide kaitsejõud kübermaailmas väga aktiivselt. Ja seda tihtilugu Tallinnas asuvast andmekeskusest. CR14 on justkui kübermaailma keskpolügoon, kus on võimalik läbi viia väga erisuguseid õppuseid. Nagu näiteks maailma suurim küberkaitseõppus Locked Shields, millest võtab iga-aastaselt osa 4,000–6 000 osalejat. Meil on osalejad Uus-Meremaalt kuni Kanadani erinevates ajamõjundites. Meie luksus on see, et need õppused alati leiavad aset Eesti aja järgi. Meie alustame kell 9 hommikul, meie Kanada või Uus-Meremaa partnerid mitte. Nendel on selle võrra natuke keerulisem. Aga Locked Shields on tõesti väga massiivne küll enda ambitsiooni poolt, küll siis osalejate arvu poolt. Et mida me põhimõtteliselt läbi mängime paari päeva jooksul, on massiivne küberkriis, poliitiline kriis, sõjaväeline kriis ja kommunikatsioonikriis samuti. Sarnaselt teistele NATO sõjalistele õppustele jagunevad Locked Shieldsi õppusel tiimid 2. On sinised ja on punased.
sinised kaitsevad ja punased ründavad. Once, Crimsonia and Beryllia were one, united by a shared culture, language and history, before foreign interference drove them apart. Kombe kohaselt ei kasuta õppustel päris riikide nimesid või kaarte, vaid luuakse digitaalsed koopiad. Locked Shieldsi puhul on hea riik Beryllia ja pahalaste kants Crimsonia. Mõlemad saareriigid. Kuid mida siis ikkagi rünnatakse ja mida püütakse kaitsta? Elektrivõrk on esimene asi, mida küberkonfliktis rünnatakse. 2003 aastal oli Ameerika idarannikul meeletult suur elektrikatkestus. Suurlinnades nagu New York, Philadelphia, Washington, Boston kadus elekter mõndades piirkondades kuni 2 päevaks. Selle elektrikatkestuse otsese tulemusena hukkus 100 inimest. Ehk siis, kui võtta meilt elekter ära, me ei oska enam käituda. Sellepärast pea kõikides küberõppustes me harjutame elektrivõrgu kaitset. Eesti kaitseväel on eraldi küberväejuhatus, sarnaselt väga paljudele teistele maailma riikidele. Ja just nemad on küberkaitse eesliinil, seda nii õppustel kui igapäevases elus. Kui me räägime nagu sukestest tõsiselt võetavatest rünnakutest, siis neid on, ma väidan, aastas kuskil 20 tuuris. Ja kui me lihtsalt räägime, et palju meil ukse peale koputatakse, siis me ei ole seda enam lugenud, kui päris aus olla. Need on 100 000 korrat päevas. Päevas? Päevas. Et seda me ei jõua lugeda. Vaid protsentuaalselt, kui tihti on võimalik vaadata, kust poolt need ründed tulevad? See on ka üks kübersõja või ütleme vastusõja nõrk koht, et aru saada, kust see kõik tuleb, lõpptulemusena võtab väga palju aega. Pahalane, kui ta üritab meid rünnata, peidab ennast seal küberruumis väga osavalt. Ja selleks, et teda nüüd välja jälitada, see lihtsalt paratamatult võtab aega ja tänu sellele, et see võtab aega, siis kaob ära ka see momentum, ehk siis tekib küsimus, et kas see vastumeede on jätkuvalt adekvaatne ja kas see saavutab selle efekti, mida sa oleks tahtnud saavutada. Talupoja keeles selgitatuna näeb asi välja umbes nõnda. Ühte suur haiglat tabab ulatuslik küberrünnak. Kuid esialgne jälg näitab, et ründav arvutivõrk ei asu mitte piiri taga, vaid on siinsamas üks suur meediamaja näiteks. Ja nüüd peab kübervägi otsustama, kas on õigustatud kohene vasturünnak, sest antud juhul tähendaks ründamine ju tuld omade vahel. Ja samal ajal on rünnaku all olevas haiglas pea võimatud tööd teha. Ja nüüd, kui me hakkame küberrünnakutest rääkima haiglate vastu, siis see on elutähtis teenus. See on ainukene vist asi, millest me kohe suudame paika panna, et see on elutähtis teenus. Siin päriselt ka päästetakse elusid. Aga arstid teevad seda tänu mingitele süsteemidele ja taustasüsteemidele. See on õed, eks ole, tugipersonal. Aga see, kuidas meie kohta andmeid kogutakse, siis see kõik toimub tänapäeval elektrooniliselt. Ja kui küberrünnak juba tuleb registratuuri vastu, siis esiteks meil ei saa siin inimesed korralikult registratuuri sisse. Tekib esimene järjekord. Nüüd, kui meil tuleb järgmine intsident, milleks on näiteks siis niimoodi, et arstid ei ole võimelised meie kohta võtma siis epikriisi välja või siis meie kohta andmeid välja võtma, siis tekib küsimus, et kuidas nad meid ravivad. Ega arstidel ei kao käed ega pea ära, kui küberrünnak toimub. No just. Ja, aga abivahendid kaovad ära. Ehk siis, kui nad ei suuda näiteks sinu kohta, Madis, aru saada seda, et mis ravimite vastu sa oled sa allergiline ja mis sul varem on tehtud, millised ravimid sulle sobivad, kas sul on varem tehtud operatsioone, mis doosi sulle anda, siis jah, seda suudab inimene, tänapäeval arstid on ju väga targad, nad suudavad ikkagi inimesi ravida, aga lihtsalt, et see ettevalmistusaeg venib päris pikaks. Ja esimesed, kes sellega pihta saavad, on siis erakorraline meditsiin, sellepärast, et siis vaadatakse triaaži järgi. Ja siis saab plaaniline ravi pihta ja siis viimasena saavad pihta need, kes tegelikult seda abi vajavad. Küberkaitseekspert Aare Reintam toob veel teisegi näite elutähtsast teenusest, mida me esialgu ei suudagi kuidagi arvutitega või kübermaailmaga kokku viia. Kui me võtame veepuhastusjaama näite, siis kõige lihtlavasem süsteem on see, et sa paned need pumplad seisma. Ja kui sa pumplad seisma paned, siis liigutame ennast nüüd Mustamäele, Õismäele, Lasnamäele, kus on 9-kordsed ja 5-kordsed paneelmajad. Püstakutes elab kohutavalt palju inimesi, enam vett ära lasta ei saa, ja kuhu sa siis oma hädadele lähed, number 1 ja number 2. Osad inimesed lähevad õue, teevad oma häda seal ära, teised ikkagist lootuses, et äkki hakkab kohe tööle, teevad veel sinna. Aga mis hakkab tegelikult veel juhtuma, on siis bakteriaalne levik. Ja kui see bakteriaalne levik hakkab, siis lokatsioonist pihta
siis see enam ei ole kanalisatsiooni probleem enam, vaid nüüd, kuna bakterid levivad, inimesed jäävad haigeks, siis hakkab see olema meil juba haiglate probleem. Ehk siis inimesed, kes jäävad haigeks, koormavad haiglad üle ja siis niimoodi see doominoefekt nagu tulebki. Ma olen kuulnud ka niisugust lauset, et kui sõjaliselt käib teatud mõttes Euroopas selline kompamine, et siis küberis ammu juba sõda käib. Kas nüüd otseselt võib öelda, et sõda käib? Mina ütleks, et kui me tükeldame sõjakulud nagu osadeks, siis me oleme ettevalmistavas faasis kindlasti, jah. Ehk siis luure, otsitakse nõrku kohti ja see on niisugune pidev töö. No. Meie vaenlasel on nõrku kohti, mida te olete tuvastanud? No ma vastan sellele niimoodi, et ainukene küberkindel seade asub teil riiulis originaalpakendis poest ostetuna ja ainukene kuulikindel võrk on kalavõrkna, et kõik ülejäänud omavad oma haavatuvusi. Ja just seda viimast demonstreerib meile Aare ühe pealtnäha täiesti tavalise nutitelefoni peal. Madis, teeme natuke kolli ka. Nii. Et üks kõige lihtsam viis, eks ole, mida kasutatakse, hakatakse nii-öelda nagu pilte tegema. Siia tuli roheline see. Korra tuli, on ju. Mustafa jäi peale. Jah, et keegi jäi nagu sinna peale, on ju, et mingi töö nagu käib, on ju. Ja siis teeme Ivarist ka. Teeme. Ja klõps. Ja tuleb nagu pilt, on ju. Ja mida me veel saame teha, et me saame erinevaid pilte teha, et mitte ainult eest, on ju, vaid me saame ka näiteks teha tagant pilti. Ja näiteks siis selfie pildi nii-öelda. Et vaatame, kuidas tuleb. Ja ops on ju, ilus pilt sinust on ju. Aare, miks on nii, et iga kord, kui me su juures käime, siis mul on nagu paranoia tase kõrgem kui siia tulles? Ja, aga sa ise küsid neid kolli jutte ja teiseks on nagu see, et see lalin läheb sul pika peale meelest ära. Nii et ütleme, täna sa veel muretsed, homme sa oled juba ära unustanud selle jutu, mis ma sulle rääkinud olen ja sama on televaatajatega ka, nii et ma arvan, et vahepeal tuleb rääkida kolli juttu, aga võtta asju mõistlikult. Et see mingit pidi nagu kummikute kujumine, et edasi ei liigu, aga nii kui ära lõpetad, vajud kohe vee alla. No täpselt nii on, jah. Täistunni saates elame mõttetera järgi. Teadmatus on õndsus, mida keegi taga ei igatse. Ja nüüd me vähemalt teame, et ka meie kanalisatsiooni võib tabada IT-rünne. Me ei soovi kedagi hirmutada, sestap olgem teadlikud ja kasutame oma arvutites, telefonides ning mujal vajalikke turvameetmeid. Ikka selleks, et meie masinad ei muutuks relvadeks kübersõjas.